Tervist! Vaatate parasjagu Esiili nädalaraportit number 25. Mina olen Hannes Ilves. Juhul, kui te juba kasutate Esiili, olen ma üsna kindel, et me oleme omavahel kohtunud näiteks läbi telefoni, läbi emaili või läbi Zoomi või olen ma hoopis tükis käinud lausa juba teie juures tootmises. Seega, tervist kõikidele tuttavatele. Juhul, kui sa aga alles plaanid hakata tegelema Esiiliga, siis olen ma samamoodi väga kindel, et meie teed ristuvad õige pea. Sa küsid, miks? Väga hea küsimus. Sellepärast, et mina olen Esiilis projektijuht ja juurutaja. Aga lähme räägime nüüd nädalaraportist number 25. Nädalaraportis number 25 on 3 punkti. Nendest esimesed 2 räägivad tootest ja 3. annan mina sinule isiklikult ühe lugemissoovituse. Aga tootepunkt number 1. Kas sul on soovi artikleid lähetada otselaost? Selle jaoks on meil lahendus läbi tahvelarvuti ja skänneri. Miks seda on vaja? Sellepärast, et väga mugav on laost panna lähetusele otse need artiklid, mida sa saad kontrollida, et need on ka reaalselt olemas. Avad tahvlis lähetuse, lased sinna peale artiklid, kinnitad lähetuse ja voilà, kõik unustatud. Ja sa tead, et selle lähetuse peal on konkreetselt need asjad. Tõstad asjad laost lähetusele ja unustatud. Juhul, kui selline lahendus huvitab ka sind, siis loe läbi meie artikkel, komplekteeri artikleid laost lahkumata. Selleks vajuta loe edasi nuppu ja edasi juhtub juba kõik automaagiliselt. Sul on küsimus, mida veel? Ehk tootepunkt number 2. Kontaktid. Kas ka sinul on selline olukord, et puudub arusaamine ja selgus kontaktidest? Kes on minu kliendid? Kes on minu kliendid Eestis, Soomes või Ukrainas? Kes on minu hankijad? Kelle käest ma ostan puitu või metalli? Paras segadus. Selleks, et sellist segadust vältida, lahendas Esiil ära selle sihukese asjaga nagu klassifikaatorid. Klassifikaatoridest saame me jagada kliendid ja hankijad eraldi gruppidesse. Ja gruppide alla saame luua veel omakorda eraldi tüübid. Näiteks klienditüüp Eesti, klienditüüp Soome või Ukraina. Samuti hankijate tüübid, näiteks kelle käest ma ostan puitu või kelle käest ma ostan metalli. Kui ka sinul on soov saada oma kontaktidest selline selge arusaamine, siis samuti loe meie artiklit, grupeeri kontakte kasutades selleks klassifikaatoreid. Selleks, et artiklit lugeda, vajuta jällegi nupule ja jällegi juhtub kõik automaagiliselt. Ja nüüd minu poolt lubatud personaalse lugemissoovituse punkt. COVID-19. Sündelugu. Aga on ka ettevõtteid ja inimesi, kes näevad probleemides võimalusi. Kui tootmismahud langevad, siis on paras aeg ettevõttes tegeleda kodu korrastamisega. Ja ühe ettevõtte mõistes tähendaks näiteks kodu korrastamine juurutamistega või digitaliseerimisega. Selleks soovitan lugeda meie artiklit või blogi, nimetame seda niimoodi. Keerulised ajad annavad võimaluse peeglisse vaatamiseks ja enda nõrkustega tegelemiseks. Marko räägib 2 ettevõtte tootmisjuhiga teemadel, et miks nemad otsustasid just kriisi ajal alustada tootmisprogrammi juurutamisega. Ja miks nad soovisid seda teha väikeste sammude kaupa, mitte proovides lahendada kõiki maailma probleeme ühe korraga. Tõsiselt, väga hea lugemine. Mina soovitan. Ja siia lõppu veel üks boonuslugu. Need, kes on meie uudiskirjasid lugenud või vaatanud juba ka eelnevalt, mäletavad kindlasti sellist asja nagu esiillane pajatab. Ma siis pajatan ka ühe loo möödunud nädalast. Nimelt möödunud nädalal sai minul Esiilis täis 2 aastat. Selle peale hakkas mul mõte tööle
kui paljudes erinevates tootmisvaldkondades me oleme tegelikult seotud. Lugesin need üle ja päris paljudes ja kusjuures päris edukalt. Siia juurde aga üks lugu. Nimelt olime ühe täiesti uue tootmisvaldkonna ettevõtte demo tegemas koos ühe teise meie ettevõtte juurutajaga. Meie jaoks oli tegemist täiesti uue valdkonnaga. Valdkonna info saime läbi ettevõtte ja nende tootestruktuuri ja hinnakalkulatsiooni failide. Kuna tegemist oli meie jaoks täiesti uue valdkonnaga, siis istusime oma juurutajatega maha, vaatasime pomme, struktuure ja panime kokku demoplaani. Läksime tegema demo, ausalt öeldes mitte liiga enesekindlalt. Peale demo tegemist jõudsime ka arusaamiseni, et me olime löönud 90% naela pea pihta. See 10%, millega me eksisime, oli väga valdkonnapõhised spetsiifilised teadmised, mida meil ei oleks olnud mitte kuskilt võimalik välja võtta. Klient oli väga positiivselt üllatunud ja küsis, tüübid, kust te teadsite nii spetsiifilisi asju? Ega me ei teadnudki, aga ega me seda neile ka ei ütelnud. Meie tiimis Esiilis on täiesti teadlikult valitud erinevate tootmistaustadega inimesed. Me jagame omavahel teadmisi ja samuti teadmisi ka kliendile. Loomulikult, peale seda kohtumist sai Esiil omale juurde jällegi ühe valdkonna, kus me ennem ei olnud esinenud. Peale seda kohtumist tegin jällegi täiesti statistilise lugemise ja uurisin, kui paljudes erinevates valdkondades me siiski tegelikult töötame. Ja me sain kokku sellise nimekirja. Farmaatsia, elektroonika, hüdrosilindrid, metallkonstruktsioonid, kerghaagised, valgusreklaamid, ehitus-kinnitusvahendid, uksed, aknad, puitmoodulmajad, mööblitööstus, vaipade robot ja käsikudumine, abrasiivmaterjalid, plastdetailid ja isegi transport. Päris muljesaavad nimekiri. Lisaks on tänasel päeval meie juurutajate laual veel meie jaoks täiesti uue valdkonna kliendid. Aga nendest räägime siis, kui aeg küps. Asi, millest ma aru sain, on see, et sellise tiimiga nagu meil ei ole mitte miski võimatu. Kui endal puudub teadmine, siis küsid naabrilt ja tema aitab. Sellega ongi meie nädalaraport number 25 läbi saanud. Kõike head ja peatse personaalse kohtumiseni. Tšau!